Sa võiksid arvata, et enamik naisi tunneks end ebamugavalt, kui vägistajad vabastatakse vanglatest ja nad kõnnivad tänavatel ringi, eks. Aga tuleb välja, et see liberaalne idioot arvab tegelikult, et vanglate kaotamine on olulisem kui naiste turvalisus. Ma mõtlen, Nick Shelley on selle tööga tõesti hästi hakkama saanud. Ja seega ma ei ole kindel, mida vanglad tegelikult meie ühiskonna heaks teevad. Aga sina, mida arvad? Mina olen. Nad hoiavad halbu inimesi headest inimestest eemal. Kas sa tahaksid, et kurjategijad oleksid avalikult väljas? Muidugi. Mul pole selle vastu midagi, sest kurjategija mõiste on minu jaoks natuke naljakas. Kurjategija mõiste on sinu jaoks natuke naljakas. Sa lihtsalt tahad kurjategijaid. Oled sa hull? Kas need inimesed on hullud? Ütleme lihtsalt, et keegi, kes on naist vägistanud. Täiesti. Kas sa tahaksid, et nad oleksid tänaval vabad? Ma arvan, et mu vastus on jah, kuigi seda on raske öelda. Kui sind vägistatakse, kas sa tahaksid, et sinu vägistaja oleks tänaval vaba? Lase mul lõpetada. Sest mind on vägistatud. Ja nemad on tänaval vabad. Ja ma ei ole kindel, kas nende vanglasse saatmine on lahendus sellele, mis toimub nende südames või isegi minu enda südames, mis võis sellele kogemusele kaasa aidata. Vabandust. Ja ma ei taha, et rohkem inimesi vädistataks. Aga ma ei tea kindlalt, kas Ameerika Ühendriikide vanglasse minek muudab midagi nende sisemises toimimises. See ei pruugi nende sisemises toimimises midagi muuta, aga see hoiaks neid eemal inimestest nagu sina. Ja keegi, keda on vägistatud ja kes teab, et see inimene võib neid igal hetkel uuesti vägistada, sest ta on vaba. Ma mõtlen, hello? Et nad teeksid jälle teistsuguse valiku. Nii et DSAL, Ameerika demokraatlikud sotsialistid, tahavad tegelikult politsei rahastamist vähendada ja vanglad kaotada. Tegelikult vaatas Zora Mandami Rikers Islandi vangidega jalgpalli MM-i. See naine tahab, ta ütles isegi ise, lihtsalt tänaval olla. See on natuke hullumeelne. Natuke hullumeelne. See on tohutult hullumeelne. Ma mõtlen järgmine kord, kui see tüdruk midagi kogeb, loodetavasti mitte kunagi, aga kui ta peaks kunagi kogema midagi kellegagi, kes on vastik, siis võib-olla peaks ta lihtsalt ütlema talle, et ta hingaks sisse ja välja ja neile tuleb meelde, et nad peaksid paremini käituma.